siit oli näha ka, et mismoodi see meloodia ja saade kokku läheb. Vasak käsi siis mängib tegelikult seda asja, mis varem oli 2 käega. Lihtsalt seda sünkoopi siis mängima vasak üksinda. Ja paremas käes, no ütleme 1-2 kohta, kus te taktis peate seda akordi võtma. Ja päris algus on isegi võib-olla täitsa mõistlik võtta nende kahel esimesel noodile see akord. Sest sellega on see akord juba nagu välja näidatud ja rohkem põhimõtteliselt ei olegi vaja. Võib ka võtta nende. Aga sinna tingimata ei ole vaja. Selline. Ja B-osa siis, või refrään siis samamoodi. Nüüd kui tuleb see aeglasem osa, siin tegelikult ei ole ka midagi keerulist, kui te lihtsalt mängite jällegi akordi vahetamise kohtadesse, mängite akordi helisid meloodia alla. Isegi need taktid, kus meloodia algab pausiga, et seal võibki olla ainult see teine akord, vaatan see piqué, passé.